Kaugel Siberimaal elasid kaks väga rikast parunit ja neile kuulusid väga suured maad ja nende piir jooksis vastamisi. Ja nad olid head sõbrad, juba lapsest saati olnud. Ja üks hetk nad otsustasid, et nad ehitavad sinna piiri peale, ehitavad ühe sellise majakese, kus neil on siis vähemalt aastas korra kokku saada, sauna teha, viina võtta ja rääkida elust, nii nagu elu on. Ja mõeldud tehtud ja lasid siis selle sauna majakese ehitada aga nii nagu ikka, tekkisid neil erinevad arusaamad ja saunamajakene sai küll valmis ja mehed tulid kokku ja hakkasid viina võtma, aga vaata sõprus, see oli nagu tõelise nagu paugu saanud. Ja mehed läksid omavahel päris raksu tülli. Ja mõtlesid, et kuidas siis seda tüli lahendada. Ja üks mees ütles niimoodi, tead, kui teeme niimoodi, sina püüad oma maadelt kinni kõige vägevama karu, kes sul on, ja mina püüan oma maalt kinni kõige vägevama karu ja laseme need karud kokku ja see, kelle karu võidab, see on võitja ja see mees otsustab, millise maja me tegelikult siia ehitame ja teine mees maksab selle maja kinni. No ega siis see parun, kellele see ettepanek tehti, ega siis teemale ei jäänud muud üle, kui sellega nõustuda, et jah, teemegi niimoodi ja sa veel kahetsed seda. Ja mehed läksidki lahku, leppisid kokku kuupäeva, millal leiab aset siis karude võitlus, leppisid kokku koha ja mehed läksid pomisedes ja mõmisedes minema. Ja juba kui siis mees, kellele ettepanek tehti, kui ta sealt juba minema ratsutas, siis ta hakkas mõtlema, juba tuli väike hirm, hakkas niimoodi talle naha vahele pugemas. Kus ta nüüd selle karu saab? Ja nagunii, kui teine mees niukse ettepaneku tegi, siis tal on nagunii karu olemas juba. Ja siis ta hakkas mõtlema, et oi, kuidas nüüd ta selle karu saab. Ja siis ta kutsus kokku kõik oma maadel elavad jahimehed ja ütles neile, et nad peavad elusalt püüdma kinni ja võimsa karu ja lubas neile suure raha. Ja mehed läksid kõik metsa koertega ja nii. Aga mida nad ei saanud, oli karu. Ja päevad tulid aina lähemale ja mees muutus aina murelikumaks ja murelikumaks. Ja ta tõstis, ta 3-kordistas selle rahasumma ja lõpus 10-kordistas, kui keegi tooks talle ainult karu, et ta ei jääks häbisse. Kuid mitte ühtegi karu tema maadelt kätte ei saadud. Ja viimasel õhtul mees mõtles, mida ta teeb, ta ei saa jääda häbisse, et tal ei ole isegi karu välja panna, rääkimata sellest, et see karu võiks võita. Ja niimoodi ta istus üksinda, kuni lõpuks plahvatas tal peas mõte. Tal on talvemajas üks karu topis ja kiiresti lasi ta ennast viia rätsepa juurde. Võttis rätsepa kaasa ja kehutasid. Nii et maa tolmas talvemajja. Ja rätsepa ülesanne oli järgmiseks hommikuks teha sellest karutopi, sest talle karu kostüüm ja mehele ei jäänud muud üle, kui ta pidi ise selle karunahka minema. Ja nii ta siis läkski kohale kokkulepitud ajas, kokkulepitud kohas ja hirm tema sees muudkui kasvas ja kasvas. Ta läks ju vastu ilmselgele surmale, kuid tema uhkus oli võimsam.
Ja kui ta jõudis kohale sinna ja hakkas minema teise karu poole ja ainult kiirus suurenes, siis viimasel hetkel, enne kui ta sai kokku teise karuga, ta teadis, et ta hakkab surema koheselt, lõi välja temast kristlus, tema lapsepõlvne uskumus ja religioon ja ta purskas välja. Meie isa, kes sa oled taevas? Ja enne imet teise karu seest tuli vastus. Pühitsetud olgu sinu nimi.